Üha rohkem noori tüdrukuid hakkab rääkima oma hirmust migrantidest meeste ees. Tuntud TikToker, tüdruk, kes näeb välja nagu ta oleks vaevu 15. Inimesed hakkavad rääkima, sest nad saavad aru, et hirmus elamine ei ole normaalne. Ma tahan lihtsalt elada kuskil, kus mind ei ümbritse välismaalased, kus mind ei ümbritse inimesed, kes vihkavad seda riiki ja kellel puudub igasugune talupoja mõistus. Ma ei tea, mida kuradit teha. Kuhu me läheme? Ma olen selle naisega nõus. Ka mina ei taha elada hunniku välismaalaste kõrval, aga Asi ei ole ainult selles, et nad on välismaalased. On inimesi, keda ei huvita kohanemine. Neid ei huvita integreerumine. Neid huvitab tegelikult noorte naiste kahjustamine. Ja ükskõik kui palju meediaga ei püüaks sind manipuleerida uskuma, et ei, sa pead neid armastama. Inimesed, kes tegelikult lihtsalt elavad oma elu ja käivad väljas ning kogevad seda, mis nüüd toimub, kui täiesti tavalist nähtust. Nad saavad aru, et võib-olla on see lihtsalt vale. Ma mõtlen vaata lihtsalt seda kuulsat TikTokerit, kes ei räägi kunagi poliitikast. Mitte kunagi. Ta teeb TikTokis valmistu koos minuga videoid, aga ta on aru saanud, et ta peab sõna võtma. Tõenäoliselt saab see olema üks kõige vastuolulisemaid videoid, mida ma kunagi teen või üles laen. Ja see ei ole minu tavaline sisu, aga see on miski, mis mind stressab ning arusaamine, kui paljud minu vanused inimesed ei tea midagi sellest, mis praegu meie riigis toimub, tekitab minust tõelist ärevust. Nii et Jaa. Mis mind sellesse teemasse sügavamale viis, oli Instagramis kerimine ja video nägemine mehest New Yorgis, kes jalutas oma koera. Ja sa näed seda moslemit, koer köidab tema tähelepanu ja nad vihkavad koeri. Ma arvan, et see on midagi nende usu vastu. Nad peavad koeri räpasteks või midagi sellist. Ja see mees muutub lihtsalt raevukaks. Ameerika Ühendriikides New Yorgis. Ta hakkab karjuma, ta viskab selle mehe pihta asju, tema naine, islamiusku mehe naine, üritab teda eemale tõmmata. Ja ta ajab seda meest taga koos tema koeraga, kes ei teinud midagi muud, kui lihtsalt jalutas oma koeraga pargist välja. Ja see pani mind mõtlema, et miks see nii on, miks see minu voos on, sest kui see oleks olnud ühekordne asi, tead, nagu miks see minu sotsiaalmeedias üles kergib. Selle video tõttu on minu voogu ilmunud veel mitu videot islami ülevõtmisest Ameerika Ühendriikides. See video ei ole mõeldud kellegi vihkamiseks, vaid see on video, mis väljendab tõelist muret ja hoolt minu riigi pärast. Eelkõige tõeline mure minu riigi naiste pärast, sest see religioon ei ole rahureligioon, see ei ole feministlik religioon. See on religioon, mis nende kodumaal Afganistanis naised ei tohi avalikult rääkida. Tead, see on lihtsalt jälle nii südantläästav. Ta on TikToker, kes teeb oma TikTokke oma enda mõtetest ja arvamustest. Aga siin peab ta olema nii ettevaatlik. Ma püüan mitte kedagi solvata, bla bla, sest ta teab, et kui ta midagi ütleb, võib seda elu ära rikkuda. Ja ometi on tal ikkagi julgus sellest rääkida, sest ta saab aru, et midagi on tõesti valesti. Neid võib karistada surmaga, peksmisega või kividega surnuks loopimisega, lihtsalt selle eest, et nad räägivad avalikult. Samal ajal peavad nad olema täielikult kaetud riietega. Me näeme juba selle misogüünse religiooni mõju Ühendkuningriigis. Olen näinud mitmeid videoid, mille on avalikes kohtades, näiteks parkides, filminud hirmunud naised. Poodides või lihtsalt tänaval, kus need mehed ütlevad, et neil on õigus nende naiste kehadele, sest nad on mehed. See ongi see uskumus, see on massiränne, see on nende suhtumine naistesse. See on nende uskumus. Kõik, kes sellest veel aru ei saa, peavad tõesti asjaga kaasa tulema. Ma mõtlen, see video läks üliviraalseks, sest just sellel täpsel põhjusel. Ja ma pean ütlema, et ma nõustun kõigega, mida ta ütleb. Inimesed kommenteerivad pidevalt minu postitusi, öeldes, sa oled nii islamofoobne. Jah, ma olen, sest see hirmutab mind. See tegelikult kohutab mind. See oli Iraan 1970-ndatel enne islami võimule tulekut. See on Iraan praegu. Tahad veel ühte näidet? See oli Afganistan enne islami võimule tulekut. See on Afganistan praegu. Liibanon siis ja praegu. Euroopa siis ja praegu. Michigan siis ja praegu. Jah, see tegelikult hirmutab mind väga. Ja kui see sind ei hirmuta ning sa tahad olla nii salliv, ühel päeval lõpetad sa niimoodi, et oled pealaest jalatallani hidžaabi sisse mähitud, sest sa lihtsalt pidid olema tolerantne. Sa pidid olema salliv. Vabanda, aga mina keeldun seda täielikult aksepteerimast. Kõigile teile, kes väidate end olevat nii kirglikud naiste õiguste ja feminismi suhtes, kuidas see ometi on feministlik? Kuidas see ometi naistele hea on? See on puhas kurjus. Miks on väikestel lastel purkad seljas? Miks? Sest see pidi olema õige, et mehed ei satuks kiusatusse. Pedofiilid, perverdid, sellised need mehed ongi. Kui neid ahvatlevad väikesed lapsed, siis nad ongi pedofiilid ja perverdid, sest nende religioonis on lubatud abielluda nii noorte tüdrukutega kui 9-aastased. Nii et jah, kutsu mind islamofoobiks. Ma olen. See hirmutab mind. Ma ei tea, kas ma suudaksin seda paremini öelda.
ma tõesti ei tea, kas ma suudaksin seda paremini öelda kõigile neile feministidele, kes selle vastu sõna ei võta. Vaadake, see ei käi purkade kohta, see ei käi riietuse kohta. Las naine kannab, mida tahab. Asi on kõiges selles, mida purka varjab. Asi on kõiges selles, mida purka naiste kohta ütleb. Selles, et neid saab ühiskonnast nii lihtsalt eemandada meeste tahtel, et nad ei saa kunagi näidata, kes nad tegelikult on. Ja see kandub edasi ka kõigesse muusse. Kui sa vaatad ühiskondi, kus naised peavad purkasid kandma, see pole ainult riietus. See puudutab kõike nende elustiili juures, seda, kellega nad abielluvad, kuhu nad võivad minna, millist haridust nad võivad saada, kelle kohta nad võivad sõna võtta, millest nad võivad rääkida, kas nad üldse tohivad sõna võtta. Kõik need asjad on ära võetud. See on peaaegu nagu metafoor. Naine lihtsalt kaob tühjusesse maailma, kus mees näeb midagi, mis meenutab prügikotti ja mis ei ole ahvatlev. Seega on see justkui aktsepteeritav. See on nii alandav. See on nii demoraliseeriv. See on täiesti vastuvõetamatu. Ja see toimub kõikjal, kuhu need riigid võimu haaravad. See on lihtsalt hullumeelne. Hullumeelne. Ja neil naistel on õigus. Ma tuletan teile meelde seda TikTokerit. Ta on noor. Ta on alles laps ja ta hakkab midagi taipama. Midagi on sellest tõesti väga valesti. Ma muretsen oma maa pärast. Eriti tunnen tõelist muret oma maa naiste pärast, sest see religioon ei ole rahureligioon. See ei ole feministlik religioon. See on religioon, mis nende kodumaal Afganistanis naised ei tohi avalikult rääkida. Neid võib karistada surmaga, peksmisega, kividega surnuks loopimisega, lihtsalt selle eest, et nad avalikult räägivad, samal ajal, kui nad peavad kogu oma keha katma. Me näeme juba selle misoküünse religiooni mõjusid Ühendkuningriigis. Olen näinud mitmeid videoid, mille on teinud hirmunud naised avalikes kohtades, näiteks parkides, poodides või lihtsalt tänaval, kus need mehed ütlevad, et neil on meestena õigus naiste kehadele. See ongi see uskumus, see on massiline inimeste ränne, see on nende suhtumine naistesse. Ja asi, mis mind täna selle video tegemiseks tõeliselt motiveeris, kuigi ma olen hirmul, ausalt öeldes olen ma natuke närvis, et midagi sellist postitada, sest ma pole kunagi varem midagi sellist postitanud. Aga ma sain aru, kui paljud inimesed ei tea sellest. Mina ei teadnud sellest kuni hiljutise ajani ja see on juba mõnda aega toimunud. Vaatab massilist rännet Michiganis. Ma vaatasin täna protesti, kus kõik naised olid pealaest jalatallani musta riietatud. Ma ei tea, kuidas neid nimetatakse, lihtsalt need katted, mis neil on. Lapsed olid kohal, lapsed olid nendega, lapsed vaatasid pealt, kes ei olnud moslemid. Ja nad kõndisid ringi, hüüdes midagi islamiga seoses, ma ei tea. Võlts verise peaga, mis oli rätikusse mähitud ja pandud kepi otsa. Seda me lubamegi oma riiki. Mulle meeldib see, et ta ise ei saa aru, et ta on täiesti harimatu, aga ta mõtleb, et kuna ma olen harimatu, siis ma vaatan seda ja saan aru, et midagi selles on väga valesti. See on hirmutav. Ja samuti on hirmutav see, et inimesed, kes avalikult vihkavad Ameerikat ja Ameerika valitsust, saavad nii vabalt Ameerikasse tulla, omada nii suurt mõju ja olla nii arvukad. See on hirmutav, sest nii võetaksegi seadusi vastu. Nii sünnivad seadused. Asjad juhtuvad, liikumised tekivad, mis võivad täielikult ohustada vabadust, võivad täielikult ohustada naiste turvalisust. See ei ole rahureligioon. Kõigile neile idiootidele, kes ütlevad, aga see ei juhtu seal, kus mina elan, see on ju Michiganis. Te peate aru saama, et nad toovad sisse nii palju inimesi, et nad saavad muuta seadusi, mis muudavad seadusi kõikjal. See on see, mida nad tahavad teha. Nii nad muudavad seadusi. Nii tegid natsid seda Saksamaal. Nad valiti juhuslikult võimule ja siis muutsid nad kõik ümber. Ja see ei tule vihkamise kohast. See ei tule ühegi religiooni vihkamisest. See ei tule ühegi inimrühma vihkamisest. See tuleb siirast murest ja hoolest. Sest ma tean, et keegi, minusugune tüdruk, neile ei meeldiks mind näha. Teate, ma kannan praegu maikat. Ma teen videot oma uskumustest, avaldan arvamust ja olen otsekohene. Ja on hirmutav mõelda, et see kultuur võiks mõjutada minu seadusi, minu riiki. Kus ma elan, kus mu kodu on, kus elavad naised, keda ma armastan. Ja lihtsalt, see ei ole minu tavaline sisu. Ja ma arvan, et pärast seda videot lähen ma kindlasti tagasi oma tavapärase sisu juurde, sest see on raske ja ma ei taha sellest pidevalt rääkida. Aga see on hirmutav, et ma ei teadnud sellest varem. Et minu vanused inimesed minu ümber ei tea sellest, kes lihtsalt ei olnud teadlikud, sest uudistekanalites ei avaldata sellest midagi. Ma arvan, et see on midagi, mida me kõik peame meeles pidama. Oleme ettevaatlikud ja tähelepanelikud, sest me elame suurepärases riigis, mis hindab vabadust ja rahu. Teate, ilmselgelt on sellel oma puudused, aga ma olen nii tänulik, et elan Ameerikas ja ma ei taha näha, et midagi sellest, mida me siin nii kalliks peame, muutuks massilise sisserände tõttu inimeste poolt, kes usuvad hoopis vastupidistesse väärtustesse. Jällegi, see pole kindlasti minu tavapärane sisu. See on üsna julge. On üsna julge, kui harimatu TikToker otsustab, et okei, siin on midagi nii ilmselgelt valesti, et ma pean sellest rääkima. Ja on nii palju noori inimesi, kes on lihtsalt teadmatuses ja rumalad ning arvavad, et ei, nad on lihtsalt rassistid. Ei, kallid inimesed, õppige fakte, hankige endale vajalik info ja mõistke, et see on teadlikult kavandatud. See on süsteem. Nad teavad, mida nad teevad ja nad teevadki seda. Ja see asi sinu For You lehel ilmub sellepärast, et selliseid videoid on miljoneid ja midagi peab muutuma. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasid.